Rakett astronautidega seisab praegu stardiplatsil. Mitte kusagil kaugel tulevikus, mitte teadusulmes, vaid päris elus. Kennedy kosmosekeskuses Floridas 18. jaanuaril 2026. Space Launch System, kõige võimsam rakett pärast Saturn V, on valmis viima inimesed tagasi Kuule pärast 50 aasta pikkust pausi. Kuid see pole lihtsalt nostalgiline tagasitulek. See on midagi hoopis enamat. Midagi, mis muudab meie arusaama kosmosest ja inimkonna tulevikust täielikult. Sest samal ajal, kui NASA valmistub Artemise missiooni jaoks, on Blue Origin juba teel. Nende Blue Moon maandur suundub Kuu lõunapoolusele. Mitte ainult lippu püstitama, mitte ainult jalajälgi jätma, vaid rajama infrastruktuuri, mis muudab Kuu esimeseks inimkonna elupaigaks väljaspool maad. Ja see kõik toimub just praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate. Aga tekib küsimus, mis on vaevanud teadlasi ja kosmoseentusiaste juba aastakümneid? Kui me suutsime maanduda Kuule 1969, kui Neil Armstrong astus esimese sammuna võõrale taevakehale, siis miks me lahkusime? Miks jätsime selle hiilgava saavutuse pooleli? Ja mis on nüüd muutunud, et me tagasi pöördume? Vastus pole lihtne. See pole lugu tehnoloogiast, mis kadus. See pole lugu rahast, mis otsa sai. See on lugu prioriteetidest, mis muutusid. Ja nüüd, 50 aastat hiljem, need prioriteedid on taas muutumas. Kui Apollo 17 meeskond lahkus Kuu pinnalt detsembris 1972, ei teadnud keegi, et see saab olema viimane kord järgmise poole sajandi jooksul. President Richard Nixon oli juba otsustanud kosmoseprogrammi eelarvet kärpida. Vietnam sõda neelas miljardeid dollareid. Ameerika avalikkus oli väsinud. Külm sõda polnud enam nii külm. Ja Kuu, mis oli olnud sümbol Ameerika tehnoloogilisest üleolekust, muutus lihtsalt kalliks kõrbekiviks. NASA teadlased protestisid. Nad olid planeerinud Apollo 18, 19, 20. Nad tahtsid rajada püsivat baasi. Nad nägid Kuud kui esimest sammu Marsile. Kuid poliitiline tahe oli kadunud. Raha suunati kosmosesüstiku programmi, Skylab, Apollo Soyuz, projektid, mis olid odavamad ja andsid kiiremat tagasisidet. Järgmised 50 aastat möödusid imelikult. Me saatsime sonde Marsile, me ehitasime rahvusvahelise kosmosejaama, me uurisime Saturni kuud Titani ja Jupiteri kuu Euroopat. Kuid Kuu, meie lähim kosmosenaaber, jäi unustusse. Turistide sihtkoht ainult kaugusse vaatajatele, romantiline objekt luuletajatele, kuid mitte enam sihtkoht kosmonautidele. Mis siis muutus? Esiteks muutus meie arusaam Kuust endast. 1999 aastal avastas NASA Lunar Prospector missioon midagi uskumatut. Vett. Mitte tilkadena, mitte jälgedena, vaid miljardite tonnide ulatuses jääd Kuu pooluste kraatreis, kuhu päike ei paista kunagi. Kraatreis, kus temperatuur on püsivalt -23 kraadi Celsiuse järgi. Ideaalsed tingimused jää säilimiseks miljardite aastate jooksul. See avastus muutis kõike, sest vesi pole lihtsalt jook. Vesi on kütus, vesi on hapnik, vesi on elu. Kui suudate eraldada vee vesinikuks ja hapnikuks, saate raketikütust. Kui teil on vesi Kuul, ei pea te seda maalt kaasa vedama. Ja kui te ei pea vett kaasa vedama, muutub kogu kosmosereisimise majandus täiesti teistsuguseks. Kujutage ette bensiinijaama, mitte maal, vaid Kuul. Jaama, kus raketid saavad tankida enne pikka teekonda Marsile või asteroidivöösse. Jaama, mis muudab Kuu strateegiliseks sõlmpunktiks kogu päikesüsteemis. See pole enam ulme. See on NASA ja Blue Origin konkreetne plaan järgmiseks kümnendiks. Kuid vesi pole ainus põhjus. Kuu pinnas sisaldab heelium-3, haruldast isotoopi, mida maal praktiliselt ei eksisteeri,
kuid mis võib olla tuleviku tuumasünteesi reaktorite kütus. 1 tonn heelium-3 võiks teoreetiliselt toota sama palju energiat kui 10 miljonit tonni kivisütt ja Kuu pinnas sisaldab miljoneid tonne seda ainet, mida päikesevool on sinna sajandite jooksul ladestanud. Hiina kosmoseagentuur on juba saatnud Chang'e missioone Kuu tagaküljele. Mitte ainult uurimiseks, vaid kaardistamaks ressursse, valmistumaks kaevandamiseks. Ja kui Hiina rajab esimese püsiva baasi Kuule, muutub kosmosepoliitika taas külma sõja mänguks. Ainult et seekord pole tegemist lihtsalt prestiiži küsimusega. Seekord on tegemist ressurssidega, mis võivad määrata, kes kontrollib kosmoseajastu majandust. Artemise programm pole seega lihtsalt Apollo kordamine. See on fundamentaalselt erinev missioon. Apollo oli sprint, Artemis on maraton. Apollo eesmärk oli maanduda ja lahkuda. Artemise eesmärk on maanduda ja jääda. Vaadake numbreid. Apollo programm maksis kokku $25 miljardit 60ndatel ja 70ndatel. Tänapäevases vääringus oleks see umbes 160 miljardit. Artemise programmi eelarve on kavandatud 93 miljardit kuni 2025. Vähem kui pool Apollo kulust. Kuid eesmärgid on palju ambitsioonikamad, sest Artemis ei planeeri lihtsalt maandumist. Artemis plaanib Gateway kosmosejaama Kuu orbiidile. Plaanib püsivat baasi Kuu lõunapoolusele. Plaanib regulaarseid lende Maa ja Kuu vahel. Plaanib muuta Kuu inimkonna esimeseks kosmosekolooniks. Ja seekord pole NASA üksi. Blue Origin, Jeff Bezose kosmosefirma, on välja töötanud Blue Moon maanduri. SpaceX arendab Starship-süsteemi, mis võiks viia 100 inimest korraga Kuule. Euroopa kosmoseagentuur ehitab Gateway jaama mooduleid, Jaapan arendab surveülikonda, Kanada ehitab robotkäsi. See pole ühe riigi projekt, see on inimkonna projekt. 18. jaanuaril 2026 seisis Space Launch System rakett stardiplatsil. Kõrgusega 110 meetrit, kaaluga 2600 000 kilogrammi, võimsusega 32 miljonit newtonit tõukejõudu. See on suurem kui ükski rakett, mis on lennanud pärast Saturn V viimast starti 1973 aastal. Orion kapsel selle tipus on loodud viima 4 astronauti Kuu orbiidile, mitte päevadeks, vaid nädalateks. Kapsel on varustatud elutoetustehnoloogiaga, mis suudab hoida meeskonda elus kuni 21 päeva jooksul. See on 3 korda pikem kui Apollo missioonid. Kuid esimene Artemise missioon, Artemis 2, ei vii veel astronaute Kuu pinnale. See on testlend. Meeskond lendab Kuu orbiidile, kontrollib süsteeme, testib manöövreid. Alles Artemis 3, planeeritud 2027, toob inimesed tagasi Kuu pinnale. Ja seekord pole kõik meeskonnaliikmed valged mehed. NASA on lubanud, et Artemis 3 viib esimese naise ja esimese värvilise inimese Kuu pinnale. Maandumiskoht pole juhuslik. Kuu lõunapoolus. Piirkond, kus kraatreid varjutavad mäed nii, et päike ei paista sinna kunagi. Kuid samal ajal on läheduses kõrgendikud, kus päike paistab peaaegu pidevalt. Ideaalne koht päikesepaneelide jaoks. Ideaalne koht baasi jaoks. Ja ideaalne koht jääkaevanduste jaoks. Blue Moon maandur on juba teel. Mitte astronautidega, vaid varustusega, kaevandusseadmetega, energiasüsteemidega, kommunikatsiooniseadmetega. See on esimene samm infrastruktuuri loomiseks. Esimene samm muutmaks Kuu elukohaks, mitte ainult külastuskohaks. Ja siin tuleb mängu midagi, mida Apollo ajastul ei osatud ette kujutada. 3-mõõtmeline printimine. Kuu pinnas, regolith, sisaldab ränidioksiidi. Sama materjali, millest tehakse klaasi ja betooni.
NASA teadlased on juba testinud tehnoloogiat, mis suudab regolithis printida ehitusblokke, printida eluruume, printida rajatisi, kasutades materjali, mis on juba kuul olemas. Kujutage ette ehitusplätsi, kuid mitte maal, kuul, kus robotid prindivad hooneid kuu tolmust, kus päikesepaneelid toodavad energiat peaaegu katkematult, kus jääkaevandused annavad vett ja hapnikku, kus esimesed elanikud saabuvad mitte külastajatena, vaid asukaina. See pole enam kaugem tulevik. NASA plaan näeb ette, et 2033 on kuul püsiv baas. Baas, kus saavad elada kuni 4 inimest korraga. Baas, mis toimib teaduskeskusena, kaevanduskeskusena ja transiidipunktina sügavamale kosmosesse. Sest kuu pole eesmärk. Kuu on vahejaam. Kuu gravitatsioon on 6 korda nõrgem kui maa oma. See tähendab, et raketile, mis stardib kuult, on vaja 6 korda vähem kütust kui raketile, mis stardib maalt. Kui soovite saata missiooni Marsile, on palju odavam ehitada rakett kuul kui maal. Ja Marss pole ainus sihtkoht. Asteroidivöö sisaldab triljonite dollarite väärtuses haruldasi metalle, platinat, kulda, haruldasi muldmetalle. Asteroide, mis on täis ressursse, mida maal on üha raskem leida. Kuid nende asteroidide juurde jõudmine maalt on äärmiselt kallis. Kuult on see palju lihtsam. Seega pole Artemise programm lihtsalt kuu programm. See on päikesesüsteemi programm. See on esimene samm muutmaks inimkond mitmeplaneedilisteks liikideks. Esimene samm looma majandust, mis ulatub kaugemale maa atmosfäärist. Kuid on ka filosoofilisem põhjus. Põhjus, mida raske on dollaritesse panna. Põhjus, mis puudutab inimkonna olemust. Me oleme uurijad. Me oleme alati olnud uurijad. Meie esivanemad lahkusid Aafrikast 100 000 aastat tagasi. Nad ületasid ookeane, nad vallutasid mandrid, nad roonisid mägedele. Nad sukeldusid ookeanide sügavustesse. Mitte sellepärast, et see oli praktiline, vaid sellepärast, et see oli võimalik. Ja nüüd, kui maa on täielikult kaardistatud, kui iga nurk on uuritud, kui iga mäetipp on vallutatud, vaatame üles. Vaatame tähtede poole, vaatame kuu poole. Mitte sellepärast, et see on lihtne, vaid sellepärast, et see on raske. Sellepärast, et see väljakutse organiseerib ja mõõdab meie parimaid energiaid ja oskusi. President John F. Kennedy ütles need sõnad 1962 Rice'i ülikoolis, 64 aastat tagasi. Ja need sõnad on endiselt tõesed. Võib-olla isegi tõesemad kui kunagi varem. Sest seekord ei lähe me kuule, et võita külma sõda. Seekord läheme, et rajada tulevik. Tulevik, kus inimkond ei ole piiratud ühe planeediga. Tulevik, kus meie lapsed ja lapselapsed võivad sündida kuul või Marsil. Tulevik, kus kosmoserändurid pole erandlikud kangelased, vaid tavalised töötajad. Ja see tulevik algab praegu. Algab raketiga, mis seisab stardiplatsil. Algab maanduriga, mis on teel kuu lõunapoolusele. Algab teadlastega, kes planeerivad baase ja kaevandusi. Algab inseneridega, kes projekteerivad süsteeme, mis peavad töötama vaakumis, ekstreemses külmas, kiirguse käes. Artemise programm pole Apollo kordamine. See on Apollo täiustamine. Apollo näitas, et me suudame kuule jõuda. Artemis näitab, et me suudame seal jääda. Kuid kuidas täpselt see kõik toimib? Kuidas muutub unistus reaalsuseks? Kuidas ehitatakse baas kohta, kus õhku pole? Kus temperatuur kõigub -23 kraadist pluss 123-ni? Kus mikrometeoriidid tulistavad pinnale kosmilise kiirusega? Vastus peitub tehnoloogias, mis polnud olemas Apollo ajastul. Tehnoloogias, mis on arenenud 50 aasta jooksul nii palju, et see, mis oli kunagi ulme, on nüüd inseneriteadus. Võtame Gateway, kuu orbiidile rajatav kosmosejaam,
mis saab olema Artemise programmi närvisüsteem. See pole lihtsalt väiksem versioon rahvusvahelisest kosmosejaamast. See on fundamentaalselt erinev konstruktsioon, loodud fundamentaalselt erinevaks ülesandeks. Rahvusvaheline kosmosejaam tiirles maa ümber 400 kilomeetri kõrgusel, kaitstud maa magnetvälja poolt, varustatud regulaarsete varustuslennutega iga paari kuu tagant. Gateway asub Kuu orbiidil 300 000 kilomeetrit maast. Väljaspool maa magnetvälja kaitset, varustuslennutega ainult kord aastas. See tähendab, et Gateway peab olema palju autonoomsem, palju vastupidavam, palju intelligentsem. NASA insenerid on projekteerinud jaama nii, et see suudab töötada 6 kuud ilma inimeste juuresolekuta. Robotsüsteemid kontrollivad õhku, temperatuuri, orbiiti. Tehisintellekt jälgib süsteeme ja hoiatab probleemidest enne, kui need muutuvad kriitiliseks. Esimene moodul, Power and Propulsion Element, käivitati 2024. See sisaldab päikesepaneele, mis on 3 korda võimsamad kui rahvusvahelise kosmosejaama omad. Sisaldab elektrilisi mootorid, mis kasutavad ksenooni gaasi, et hoida jaama õiges orbiidis. Sisaldab akusid, mis suudavad salvestada energiat Kuu ööajaks, mis kestab 14 maapäeva. Teine moodul, Habitation and Logistics Outpost, ehitab Northrop Grumman. See on eluruumide moodul, kus astronaudid saavad elada kuni 3 kuud. Sisaldab magamiskohti, tööjaamu, treeningseadmeid, meditsiiniseadmeid. Kuid erinevalt rahvusvahelisest kosmosejaamast on see projekteeritud nii, et seda saab laiendada, lisada uusi mooduleid, muuta suuremaks, kui vajadus kasvab. Euroopa Kosmoseagentuur ehitab 3. moodulit, International Habitation Module. See lisab veel eluruumi, veel teadusseadmeid, veel varustusruumi. Jaapan arendab 4. mooduli, kus saab hoida ja hooldada Kuu pinnale minevaid maandureid. Kuid kõige huvitavam on 5. element. Kanada robotkäsi, Canadarm 3. See pole lihtsalt mehaaniline käsi. See on tehisintellektiga varustatud süsteem, mis suudab iseseisvalt püüda saabuvaid laevu, paigaldada mooduleid, teha hooldustöid. Süsteem, mis õpib iga operatsiooniga. Süsteem, mis muutub aja jooksul targemaks. Kujutage ette Gateway'd täielikus koosseisus. 5 moodulit, ühendatud ringikujuliseks struktuuriks. Päikesepaneelid, mis ulatuvad 50 meetrit kummaski suunas. Robotkäsi, mis liiguvad jaama ümber nagu metallsed kalmaari kombitsad. Ja sees, kunstliku gravitatsiooni puudumisel, hõljuvad astronaudid moodulite vahel. Teevad katseid, juhivad Kuu pinnale maandumisi, valmistavad ette missioone sügavamale kosmosesse. Kuid Gateway on ainult esimene samm. Tõeline väljakutse on Kuu pinnal. Blue Moon maandur, mis maandus Kuu lõunapoolusele 2025, kandis kaasas midagi revolutsioonilist. Mitte ainult teadusseadmeid, mitte ainult kaameraid, vaid esimest prototüüpi ISRU süsteemist. In situ resource utilization. Tehnoloogia, mis suudab kasutada Kuu ressursse koha peal. Süsteem on üllatavalt lihtne põhimõtteliselt, kuid uskumatult keeruline teostuses. See kaevab Kuu pinnast regolithi, kuumutab seda kuni 1500 kraadini, eraldab hapnikku, räni, rauda, alumiiniumi. Hapnik suunatakse salvestustankidesse, metallid sulavad ja valatakse vormidesse. Räni töödeldakse päikesepaneelide tootmiseks. Esimesed testid olid uskumatult edukad. Süsteem suutis toota 10 kilogrammi hapnikku päevas. See ei kõla palju, kuid üks inimene tarbib umbes 800 grammi hapnikku päevas. 10 kilogrammi päevas tähendab piisavalt hapnikku 12 inimesele. Ja see oli ainult prototüüp. NASA insenerid arvutavad, et täismahus ISRU süsteem, mis maandub koos Artemis 3-ga, suudab toota 100 kilogrammi hapnikku päevas. Piisavalt 125 inimesele või
kui hapnik konverteeritakse vesinikuga vedelaks raketikütuseks, piisavalt tankimaks 1 maanduri iga 10 päeva tagant. Kuid hapnik pole ainus ressurss. Kuu lõunapooluse kraatreis, kus päike ei paista kunagi, on jääd. Miljardeid tonne jääd. NASA Lunar Reconnaissance Orbiter on kaardistanud täpselt, kus see jää asub. Mõned kraatrid sisaldavad kuni 20% jääd. See on rohkem kui paljudes maa kõrbetes. Jää kaevandamine Kuul on aga keeruline. Kraatrid on pimeduses. Temperatuur on -23 kraadi. Maastik on täis kivimeid ja järsakuid. Kuid NASA ja Blue Origin insenerid on välja töötanud lahenduse. Esiteks, robotkaevurid. Väikesed 6 rattaga sõidukid, varustatud puuridega ja küttekehadega. Nad sõidavad kraatri põhja, puurivad pinnasesse, kuumutavad jääd aurustumiseni. Aur kogutakse kokku ja kondenseeritakse tagasi veeks. Vesi pumbatakse üles kraatrist ja transporditakse baasi. Teine lahendus on veel elegantne. Päikesepeeglid. Suured kerged peeglid paigaldatud kraatri servale. Nad peegeldavad päikesevalgust kraatri põhja. Valgus kuumutab jääd. Jää aurustub. Aur tõuseb üles ja külmub kraatri külmematel osadel. Sealt saab seda koguda palju lihtsamalt kui kraatri põhjast. Kolmas lahendus on kõige ambitsioonikam, tuumareaktor. Väike kompaktne reaktor, mis kasutab uraani või tooriumi, et toota elektrit ja soojust. NASA on juba testinud kilopower reaktorit, mis suudab toota 10 kilovatti elektrit 10 aasta jooksul ilma hoolduseta. 10 kilovatti on piisavalt 6 keskmisele majale maal. Kuul, kus energia tarbimine on optimeeritud, on see piisavalt väikesele baasile. Kujutage ette esimest püsivat baasi, mitte telkides, mitte õhukestes moodulites, vaid regolitis prinditud struktuurides, kaetud meetripaksuse pinnasekihiga, mis kaitseb kosmilise kiirguse eest. Struktuurides, mis on ühendatud tunnelitega. Struktuurides, kus sees on õhk, soojus, valgus. Esimene moodul on eluruumide moodul, 4 väikest tuba, igaüks 5 ruutmeetri suurune. Ühine eluruum, kus saab süüa, töötada, puhata. Väike spordisaal, sest Kuu madal gravitatsioon tähendab, et lihased ja luud nõrgenevad, kui neid ei treenita. Meditsiiniruum, varustatud kaugdiagnostika seadmetega, mis võimaldavad maaarstidel jälgida astronautide tervist reaalajas. Teine moodul on teaduslabor, mikroskoobi, spektromeetrid, analüsaatorid, seadmed, mis suudavad uurida Kuu kivimeid, otsida elujälgi, testida uusi materjale. Kuu vaakum ja madal gravitatsioon võimaldavad katseid, mida maal pole võimalik teha. Kristallide kasvatamine täiuslikus vaakumis, metallide sulamine ilma mahutita, hõljudes magnetväljas. Uute ravimite süntees mikrogravitatsioonis. Kolmas moodul on tootmismoodul. Siin asub 3-mõõtmeline printer, mis suudab printida varuosi, tööriistu, isegi uusi mooduleid. Siin asub ISRU süsteem, mis töötleb regoliti. Siin asub vee elektrolüüsiseade, mis erandab vee vesinikuks ja hapnikuks. Siin asub akude laadimisjaam, kus robotid saavad laadida oma energiavarusid. 4. moodul on varustusruum. Skafandrid, toiduvarud, varuosad, meditsiinivarustus, kõik, mis võib olla vaja hädaolukorras. Kõik, mis peab olema käepärast, sest lähim abi on 300 000 kilomeetrit eemal. Ja 5. moodul, kõige olulisem, on õhulukk. Suur 2-kordne uks, mis võimaldab astronautidel väljuda baasist ilma, et kogu baas kaotaks õhurõhku. Õhulukk, mis on piisavalt suur, et mahutada 2 astronauti korraga. Õhulukk, mis on varustatud tolmu eemaldussüsteemiga, sest Kuu tolm on uskumatult peenike ja uskumatult kleepuv, ja kui see satub baasi sisse, võib see kahjustada seadmeid ja ohustada tervist.
Kuid baas pole staatiline. Baas kasvab. Iga missiooniga tuuakse uusi mooduleid. Iga missiooniga prinditakse uusi struktuure. Iga missiooniga laieneb baas, muutub suuremaks, muutub võimekamaks. NASA plaan näeb ette, et 2033 on baasis 4 inimest, 2035 on 8, 2040 on 16 ja 2050 NASA juhid räägivad ettevaatlikult 100 inimesest. Räägivad esimesest Kuukülast. Kuid kes need inimesed on? Kes on esimesed Kuu elanikud? Artemis 3 meeskond on juba valitud. 4 astronauti, 1 naine, 3 meest. 1 afroameeriklane, 1 aasialane, 2 valget. Keskmine vanus 42 aastat. Kõik on veteranid, kes on juba käinud rahvusvahelisel kosmosejaamal. Kõik on läbinud aastatepikkuse treeningu. Kuid järgmised meeskonnad on erinevad. NASA otsib mitte ainult piloodid ja teadlasi. NASA otsib insenere, kes suudavad parandada seadmeid. Otsib arste, kes suudavad ravida vigastusi. Otsib geoloogia, kes suudavad leida parimaid kaevanduskohti. Otsib arhitekte, kes suudavad projekteerida uusi struktuure. Otsib psühholooge, kes suudavad hoida meeskonna vaimset tervist. Sest Kuul elamine pole nagu kosmosejaamal elamine. Kosmosejaamal saab maad näha akna alt, saab näha pilvi, ookeane, mandrite kontuurid, saab tunda ühendust koduga. Kuul on maa ainult väike sinine punkt taevas. Kuupäev kestab 29 maapäeva, 2 nädalat päikesevalgust, 2 nädalat pimedust. Kuuöö on nii pime, et ilma kunstliku valguseta ei näe kätt ees. NASA psühholoogid on uurinud, kuidas inimesed taluvad sellist isolatsiooni. On uurinud Antarktika jaamade meeskondi, kes veedavad talve täielikus pimeduses. On uurinud allveelaevade meeskondi, kes veedavad kuid ilma päikesevalguseta. On uurinud kõrbe uurimisjaamu, kus lähim tsivilisatsioon on 100 kilomeetrite kaugusel. Tulemused on selged. Inimesed vajavad struktuuri, vajavad rutiini, vajavad eesmärke, vajavad sotsiaalset suhtlust, vajavad privaatsust, vajavad ühendust lähedastega, vajavad tunnet, et nende töö on oluline. Seega on Kuu baas projekteeritud neid vajadusi arvestades. Iga astronaudil on oma tuba, väike, kuid privaatne. Ühine eluruum on projekteeritud nii, et seal saab koos süüa, vaadata filme, mängida mänge. Iga päev on struktureeritud. Hommikul ärkamine samal ajal, hommikusöök koos, töö teadmis- või tootmismoodulis, lõunasöök, veel töö, treening, õhtusöök, vaba aeg, uni. Ja ühendus maaga on pidev. Videokõned perega iga päev, sõnumid sõpradega, uudised maalt, filmid, muusika, raamatud. Kõik, mis aitab hoida tunnet, et nad pole üksi, et nad on osa millestki suuremast. Kuid on ka väljakutseid, mida psühholoogia ei lahenda. Meditsiinilised väljakutsed. Kuu gravitatsioon on 6 korda nõrgem kui maa oma. See kõlab nagu eelis. Ja lühiajaliselt see ongi. Astronaudid saavad hüpata kõrgemale, kanda raskemaid koormaid, liikuda kergemalt. Kuid pikaajaliselt on see probleem. Maa gravitatsioon hoiab meie luid tugevana, hoiab meie lihased toonuses, hoiab meie südame ja vereringesüsteemi tervena. Kuu gravitatsioon ei ole piisav. Luud hakkavad kaotama kaltsiumit, lihased hakkavad nõrgenema, süda hakkab muutuma väiksemaks. Rahvusvahelisel kosmosejaamal, kus gravitatsiooni pole üldse, peavad astronaudid treenima 2 tundi päevas, et hoida oma keha tervena. Kuul, kus on vähemalt natuke gravitatsiooni, on olukord parem, kuid mitte piisavalt parem. NASA teadlased on välja töötanud lahenduse. Tsentrifuug. Suur pöörlev struktuur, mis loob kunstlikku gravitatsiooni.
Astronaudid veedavad seal tund päevas, jooksevad või tõstavad raskusi, samal ajal kui tsentrifuug pöörleb ja loob gravitatsiooni, mis on võrdne Maa omaga. Teine probleem on kiirgus. Maa magnetväli kaitseb meid päikese ja kosmilise kiirguse eest. Kuu magnetvälja pole. Kuu atmosfääri pole. Kiirgus jõuab pinnale täies tugevuses. Pikaajaliselt on see ohtlik. Suurendab vähiriski. Kahjustab DNA-d. Mõjutab närvisüsteemi. NASA arvutused näitavad, et astronaut, kes veedab Kuul aasta, saab kiirgusannuse, mis on võrdne 50 röntgenülesvõttega. See on palju, kuid mitte surmav. Lahendus on lihtne. Kaitse. Regolitist prinditud struktuurid, kaetud meetri paksuse pinnasekihiga, blokeerivad enamiku kiirgusest. Astronaudid, kes töötavad väljas, kannavad skafandreid, mis on vooderdatud vesinikurikka polümeriga, mis absorbeerib kiirgust. Ja kui päike tekitab tugeva päikesemöllaku, mis suurendab kiirgust dramaatiliselt, jäävad astronaudid baasi sisse, kus nad on kaitstud. Kolmas probleem on tolm. Kuu tolm pole nagu Maa tolm. Maa tolm on ümardatud tuule ja vee poolt. Kuu tolm on terav, sest seal pole tuult ega vett. Kuu tolm on elektrostatiliselt laetud, sest seal pole atmosfääri, mis neutraliseeriks laenguid. Kuu tolm kleepub kõige külge, skafandrite külge, seadmete külge, astronautide nahale. Apollo astronaudid kirjeldasid Kuu tolmu kui lõhnavat nagu püssirohi ja ärritavat nagu klaasvillad. Mõned said allergilisi reaktsioone, mõned said hingamisprobleeme ja nad olid Kuul ainult mõned päevad. Artemise programm peab lahendama selle probleemi põhjalikumalt. Õhulukud on projekteeritud nii, et need puhuvad tolmu skafandritelt enne, kui astronaudid siseneb baasi. Skafandrid on projekteeritud nii, et need jäävad õhulukkidesse, mitte ei tule baasi sisse. Ja baasi õhk filtreeritakse pidevalt, et eemandada iga tolmutükike, mis sisse pääseb. Kuid hoolimata kõigist väljakutsetest, hoolimata kõigist riskidest, on astronaudid valmis. On valmis elama Kuul. On valmis olema esimesed inimesed, kes elavad väljaspool Maad. Sest see pole ainult töö. See on missioon. Missioon, mis on suurem kui ükski üksikisik. Missioon, mis määrab inimkonna tulevikku. Ja see missioon pole ainult Ameerika missioon. Artemis programm on rahvusvaheline. Euroopa kosmoseagentuur ehitab mooduleid. Jaapan arendab tehnoloogiat. Kanada annab roboteid. Isegi Araabia Ühendemiraadid on liitunud, pakkudes rahastust ja teadlasi. Kuid on ka konkurents. Hiina kosmoseagentuur on välja kuulutanud oma plaani rajada Kuubaas 2035. Venemaa, kuigi majanduslikult nõrgenenud, räägib endiselt oma Kuu-programmist. India on saatnud edukaid sonde Kuu lõunapoolusele ja plaanib inimestega missioone. See pole enam kahe supervõimu võidujooks nagu 60-ndatel. See on mitme riigi, mitme eraettevõtte, mitme organisatsiooni võidujooks. Võidujooks, kus võitja pole see, kes jõuab esimesena, vaid see, kes jääb kauemaks. See, kes ehitab parema baasi. See, kes kaevandab rohkem ressursse. See, kes loob jätkusuutlikuma kohaloleku. Ja see võidujooks on alles algamas. Kuid rääkigem nüüd asjast, mida harva mainitakse. Asjast, mis paneb paljud teadlased öösiti ärkvel olema. Asjast, mis võib muuta kogu Artemise programmi kas triumfiks või tragöödiaks. Raha. $100 miljardit. See on summa, mida NASA on palunud Artemise programmile järgmise 10 aasta jooksul. 100 miljardit kõlab palju, kuid vaatame konteksti. Ameerika Ühendriikide kaitse-eelarve on $800 miljardit aastas. Sotsiaaltoetused on üle triljoni aasta. 100 miljardit 10 aasta jooksul on 10 miljardit aastas.
See on vähem kui 2% NASA praegusest eelarvest. See on vähem kui Ameerika kulutab jäätisele. Kuid kongress on skeptiline. Alati on skeptiline. Iga aasta, kui NASA esitab eelarve taotluse, algab sama debatt. Kas me saame seda endale lubada? Kas see on prioriteet? Kas me ei peaks seda raha kulutama maal, mitte kuul? Need on õiglased küsimused, kuid need on ka lühinägelikud küsimused. Sest Artemise programm pole kulutus. See on investeering. Investeering, mis toob tagasi palju rohkem, kui sisse pannakse. Vaatame Apollo programmi. $25 miljardit 60-ndatel ja 70-ndatel. Iga dollar, mis kulutati Apollo programmile, tõi tagasi $7–14 majanduskasvu. Kuidas? Läbi tehnoloogia arendamise, mis levis kogu majandusesse. Mikrokiibid, mis võimandasid arvutite revolutsiooni, arendati Apollo programmi jaoks. Satelliitside, mis võimandab meil praegu rääkida kellegagi teises maailma otsas, arendati kosmoseprogrammi jaoks. Päikesepaneelid, mis muutuvad nüüd peamiseks energiaallikaks, täiustati kosmosejaamade jaoks. Veefiltratsioonisüsteemid, mis päästavad miljoneid elusid arengumaades, loodi kosmonautide jaoks. Ja need on ainult otsesed tehnoloogiad. Kaudsed mõjud on veel suuremad. Apollo programm inspireeris tervet põlvkonda teadlasi ja insenere. Inspireeris noori õppima füüsikat, matemaatikat, inseneriteadust. Need inimesed lõid hiljem internetti, mobiiltelefonid, meditsiiniseadmed, mis päästsid miljoneid elusid. Artemise programm teeb sama. Juba praegu. Tehnoloogiad, mida arendatakse kuu baasi jaoks, muudavad maaelu. Võtame 3-mõõtmelise printimise. NASA arendab printereid, mis suudavad printida struktuure kuu tolmust. Kuid sama tehnoloogia saab kasutada maal, et printida maju odavast materjalist. Maju, mis on vastupidavamad, energiatõhusamad, kiiremini ehitatavad. Maju, mis võivad lahendada eluasemekriisi miljonites linnades. Võtame vee puhastamise. NASA arendab süsteeme, mis suudavad taaskasutada 99% veest. Süsteeme, mis muudavad uriini joogiveeks, higi pesuveks, õhuniiskuse kastmisveeks. Kuid sama tehnoloogia saab kasutada maal, kõrbetes, kus vett on vähe. Saab kasutada linnades, kus veevarustus on ebapiisav. Saab kasutada laevadel, kus magedat vett on raske saada. Võtame päikesepaneelid. NASA arendab paneele, mis on 3 korda tõhusamad kui praegused kommertspaneelid. Paneele, mis töötavad ekstreemses külmas, ekstreemses kuumuses, vaakumis. Kuid sama tehnoloogia saab kasutada maal, et muuta päikeseenergia odavamaks, kättesaadavamaks, tõhusamaks. Saab kasutada, et asendada fossiilkütuseid. Saab kasutada, et peatada kliimamuutus. Võtame meditsiinitehnoloogia. NASA arendab kaugdiagnostikasüsteeme, mis võimaldavad maaarstidel jälgida astronautide tervist reaalajas. Süsteeme, mis suudavad avastada haigusi enne, kui sümptomid ilmnevad. Kuid sama tehnoloogia saab kasutada maal, maapiirkondades, kus arstid on kaugel. Saab kasutada vaestes riikides, kus meditsiiniabi on piiratud. Saab kasutada, et päästa miljoneid elusid. Seega pole Artemise programm kulutus. See on investeering inimkonna tulevikku. Investeering, mis toob tagasi tehnoloogiaid, mis muudavad maaelu paremaks. Investeering, mis inspireerib järgmist põlvkonda. Investeering, mis näitab, et inimkond suudab lahendada võimatuid probleeme. Kuid on ka teine argument. Argument, mis on veel fundamentaalsem. Inimkond ei saa jääda ühele planeedile igavesti. See pole filosoofiline väide, see on statistiline fakt. Maa on olnud tabatud asteroidide poolt. 5 korda viimase 500 miljoni aasta jooksul on asteroidid põhjustanud massi väljasuremisi. Viimane, 65 miljonit aastat tagasi, tappis dinosaurused. Järgmine võib tappa meid.
Tõenäosus, et Maad tabab suur asteroid järgmise 100 aasta jooksul, on väike, umbes 1%. Kuid tõenäosus, et Maad tabab suur asteroid järgmise 1 miljoni aasta jooksul, on peaaegu 100%. See pole küsimus kas, see on küsimus millal. Ja asteroidid pole ainus oht. Supervulkaanid, pandeemiad, tuumasõjad, kliimamuutus, tehisintellekti risk. Iga neist võib teha Maa elamiskõlbmatuks. Iga neist võib tappa miljardeid inimesi. Iga neist võib lõpetada inimkonna tsivilisatsiooni. Ainus viis tagada inimkonna ellujäämine on muutuda mitmeplaneedilisteks liikideks. Rajada kolooniaid teistele planeetidele. Rajada kolooniaid, mis suudavad ellu jääda iseseisvalt, isegi kui Maal juhtub katastroof. Ja Kuu on esimene samm. Kuu on harjutusväljak. Kuu on koht, kus õpime, kuidas elada väljaspool Maad. Kuu on koht, kus teeme vigu, õpime neist, täiustame tehnoloogiaid. Kuu on koht, kus ehitame infrastruktuuri, mis võimaldab meil minna edasi Marsile, asteroidivöösse, Jupiteri kuudele. Kuid skeptikud küsivad, kas see on realistlik? Kas me tõesti suudame rajada kolooniaid teistele planeetidele? Kas see pole lihtsalt ulme? Vaatame fakte. 1969. Esimene inimene Kuul. 1973. Viimane inimene Kuul. 2026. Esimene rakett tagasi Kuule. 53 aastat vahepeal. Kuid vaatame, mis juhtus nende 53 aasta jooksul. 1979 oli maailma võimsaim arvuti Cray 1, mis suutis teha 133 miljonit operatsiooni sekundis. Täna on teie taskus telefon, mis suudab teha triljon operatsiooni sekundis. 10 000 korda võimsam. 1979 maksis 1 kilogramm koormuse saatmine orbiidile $20,000. Täna maksab SpaceX Starship süsteemiga $10 kilogrammi kohta. 2000 korda odavam. 1979 oli kosmoses käinud kokku 24 inimest. Täna on kosmoses käinud üle 600 inimese. 25 korda rohkem. Tehnoloogia areneb eksponentsiaalselt. See, mis oli võimatu 50 aastat tagasi, on täna rutiinne. Ja see, mis on täna võimatu, on 50 aasta pärast rutiinne. Kuid on ka teine fakt. Fakt, mis muudab kõike. Eraettevõtted on tulnud kosmosesse. SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab, Virgin Galactic, Relativity Space, Firefly Aerospace. Kümneid ettevõtteid, kes ehitavad rakette, satelliite, kosmosejaamu. Ettevõtteid, kes konkureerivad, innoveerivad, alandavad kulusid. SpaceX Starship on revolutsiooniline. Täielikult taaskasutatav rakett, mis suudab viia 100 tonni koormust Kuu orbiidile. 100 tonni. See on rohkem kui kogu Apollo programm kokku viis. Ja Starship suudab seda teha iga 2 nädalat. Iga 2 nädalat 100 tonni. See on 2600 tonni aastas. See on piisavalt, et ehitada mitte väike baas, vaid suur linn. Ja Starship maksumus? Elon Musk väidab, et täielikult taaskasutatav Starship lend maksab $2 miljonit. $2 miljonit 100 tonni jaoks. See on $20,000 tonni kohta. See on sama, mis konteinerlaeva transport Euroopast Aasiasse. Kosmosereisimine muutub sama odavaks kui ookeani ületamine. Kas see on realistlik? Kas Musk liialdab? Vaatame ajalugu. 2002. Musk kasutas SpaceXi. Eksperdid naersid. Ütlesid, et eraettevõte ei saa kunagi ehitada raketti. 2008. SpaceX Falcon 9 jõudis orbiidile. 2012. SpaceX Dragon kapsel dokis rahvusvahelise kosmosejaamaga. 2015.
SpaceX maandas esimese raketi tagasi Maale. 2020. SpaceX viis esimesed astronaudid kosmosejaama. 2021. SpaceX viis esimesed tsiviilisikud orbiidile. Iga kord, kui eksperdid ütlesid võimatu, tõestas SpaceX neid valeks. Ja nüüd, kui Musk ütleb, et Starship viib 100 inimest Marsile, kas me peaksime teda uskuma? Ajalugu ütleb jah, kuid SpaceX pole üksi. Blue Origin, Jeff Bezos ettevõte, ehitab New Glenn raketti, mis suudab viia 45 tonni orbiidile. Ehitab Blue Moon maandurit, mis suudab viia 3,5 tonni kuu pinnale. Ehitab Orbital Reef kosmosejaama, mis saab olema kommertsiaalne hotell orbiidil. Ja see pole enam tulevik, see on olevik. Blue Moon maandus kuul 2025. New Glenn teeb esimese lendi 2026. Orbital Reef avatakse 2029. Kosmoseturism pole enam ulme, see on äri. Äri, mis kasvab eksponentsiaalselt. Virgin Galactic on juba viinud 100 turisti suborbitaalsele lennule. SpaceX on viinud 10 turisti orbiidile. Axiom Space plaanib viia turiste rahvusvahelisele kosmosejaamale iga 3 kuu tagant. Ja hinnad langevad. Virgin Galactic pilet maksab praegu $450,000. Kõrge, kuid mitte võimatu. SpaceX orbiidilend maksab 50 miljonit. Kallis, kuid jõukohane miljonäridele. Ja Musk väidab, et Starship pilet Marsile maksab $100,000. Hind, mida keskklassi inimene võib kogu elu jooksul kokku hoida. Kas see on realistlik? Kas keskklassi inimesed hakkavad tõesti kolima Marsile? Vaatame ajalugu. 16. sajand. Eurooplased hakkasid kolima Ameerikasse. Reis oli ohtlik. Paljud surid teel. Kuid nad läksid, sest nad otsisid paremat elu. Otsisid maad. Otsisid vabadust. Otsisid võimalusi. 18. sajand. Eurooplased hakkasid kolima Austraaliasse. Reis kestis 6 kuud. Oli ebamugav, ohtlik, kallis. Kuid nad läksid, sest nad otsisid kulda, otsisid maad, otsisid uut algust. 19. sajand. Ameeriklased hakkasid kolima läände. Reis oli ohtlik, indiaanlased, haigused, näljahäda. Kuid nad läksid, sest nad otsisid maad, otsisid kulda, otsisid vabadust. Inimesed on alati kolinud, alati otsinud uusi kohti, alati võtnud riske. Ja nüüd, kui Marss muutub kättesaadavaks, miks nad ei peaks minema? Kuid Marss pole lihtne. Marss on kaugel. Reis võtab 6–9 kuud. Marss on külm. Keskmine temperatuur on –63 kraadi. Marss atmosfäär on õhuke. 1% maa atmosfäärist. Marss gravitatsioon on 1/3 maa omast. Marss pole maa. Kuid kuu pole ka maa. Ja me õpime kuul, kuidas elada Marsil. Õpime, kuidas ehitada baase. Õpime, kuidas kasvatada toitu. Õpime, kuidas toota hapnikku. Õpime, kuidas kaevandada ressursse. Õpime, kuidas elada vaakumis, külmas, kiirguses. Ja kui me oleme õppinud kuul, läheme Marsile. Ja kui me oleme õppinud Marsil, läheme kaugemale Jupiteri kuudele, Saturni kuudele, asteroidivöösse, päikesesüsteemi äärealale. Kuid see pole ainult ekspansioon, see on ka ellujäämine, sest maa pole igavene. Päike muutub iga aastaga heledamaks. Miljard aastat tulevikus on päike nii hele, et maa ookeanid aurustuvad. 2 miljardit aastat tulevikus on maa nagu Veenus. 6 miljardit aastat tulevikus neeleb päike maa täielikult. See kõlab kaugelt, kuid evolutsioon on aeglane. Inimkond on olnud olemas 2 miljonit aastat. Kui me elame veel 2 miljonit aastat, peame lahkuma maalt. Kui me elame veel miljard aastat, peame lahkuma päikesesüsteemist. Ja ainus viis seda teha on alustada nüüd.
alustada Kuuga, alustada Marsiga, alustada õppimist, kuidas elada väljaspool maad. Sest kui me ootame, kuni on liiga hilja, on liiga hilja. Kuid on ka lähemaid ohte, mis võivad juhtuda meie eluajal. Kliimamuutus. Maa keskmine temperatuur on tõusnud 1 kraad viimase 100 aasta jooksul. See ei kõla palju, kuid see on piisav, et sulatada jäätiked, tõsta merepinda, muuta ilmastikumustreid. Ja kui temperatuur tõuseb veel 2 kraadi, muutub maa dramaatiliselt. Miljonid inimesed peavad kolima. Põllumajandus muutub võimatuks paljudes piirkondades. Linnad uputatakse. Pandeemiad. COVID-19 tappis 7 miljonit inimest, kuid see polnud kõige surmavam pandeemia. Hispaania gripp 1918 tappis 50 miljonit. Musta surm 14. sajand tappis 25 miljonit. Ja järgmine pandeemia võib olla hullem. Võib olla biotehnoloogia tulemus. Võib olla tehisintellekti tulemus. Võib tappa miljardeid. Tuumasõda. Maailmas on praegu 13 000 tuumapommi. Piisavalt, et hävitada tsivilisatsioon mitu korda. Ja kuigi külm sõda on läbi, on pinged endiselt olemas. Venemaa ja NATO, Hiina ja Ameerika, India ja Pakistan, Põhja-Korea ja Lõuna-Korea. Iga neist konfliktidest võib eskaleeruda, võib viia tuumasõjani, võib lõpetada inimkonna. Tehisintellekt. Me arendame süsteeme, mis on targemad kui meie. Süsteeme, mis õpivad kiiremini kui meie. Süsteeme, mis suudavad lahendada probleeme, mida me ei suuda. Kuid me ei tea, kuidas neid kontrollida. Ei tea, kuidas tagada, et nad jäävad sõbralikeks. Ei tea, kas nad jäävad sõbralikeks. Iga neist ohtudest on reaalne. Iga neist võib juhtuda meie eluajal. Ja ainus viis tagada inimkonna ellujäämine on muutuda mitmeplaneedilisteks liikideks. Rajada kolooniaid, mis suudavad ellu jääda iseseisvalt. Rajada kolooniaid, mis säilitavad inimkonna kultuuri, teadmisi, tsivilisatsiooni. Ja see algab Kuuga. Algab Artemise programmiga. Algab raketiga, mis seisab stardiplatsil 18. jaanuaril 2026. See pole lihtsalt rakett. See on sümbol. Sümbol inimkonna ambitsioonist. Sümbol meie keeldumisest aksepteerida piiranguid. Sümbol meie otsusest ellu jääda, mitte ainult järgmise aasta, vaid järgmise miljoni aasta jooksul. Ja see pole ainult NASA projekt. See pole ainult Ameerika projekt. See on inimkonna projekt. Projekt, milles osalevad kõik riigid, kõik ettevõtted, kõik inimesed, kes usuvad, et meie tulevik on tähtedes. Artemise programm pole Apollo kordamine. See on Apollo ületamine. Apollo näitas, et me suudame Kuule jõuda. Artemis näitab, et me suudame seal jääda. Ja see, mis tuleb pärast Artemist, näitab, et me suudame minna kaugemale. Palju kaugemale. Sest uus kosmosevõidujooks pole võidujooks sihtkoha poole. See on võidujooks ellujäämise poole. Võidujooks, kus võitja pole see, kes jõuab esimesena, vaid see, kes jääb kauemaks. See, kes ehitab tugevamat tsivilisatsiooni. See, kes tagab inimkonna tulevikku. Ja see võidujooks on alles algamas. Kuid peatugem hetkeks. Peatugem ja küsigem midagi, mida harva küsitakse kosmoseprogrammide kohta. Midagi, mis pole tehnoloogiline ega majanduslik. Midagi, mis puudutab meie olemuse südant. Miks me tahame minna? Mitte sellepärast, et seal on ressursse. Mitte sellepärast, et seal on teaduslikke avastusi. Mitte isegi sellepärast, et see tagab meie ellujäämise. Vaid sellepärast, et midagi meie sees, midagi sügaval inimkonna kollektiivses hinges kutsub meid üles vaatama. Kutsub meid küsima. Mis on seal üleval? Mis on meie koht selles tohutus universumis? Need küsimused pole uued. Need on sama vanad kui inimkond ise.
10 000 aastat tagasi seisid meie esivanemad Mesopotaamia tasandikul ja vaatasid tähtede poole. Nad nägid mustreid, nägid lugusid, nägid jumalaid, kes liiguvad taevas. Nad ei teadnud, et need valguspunktid on päikesed miljardeid kilomeetreid eemal, kuid nad tundsid midagi. Tundsid, et need valgused on olulised, et need räägivad midagi meie kohta. 2000 aastat tagasi seisis Aristoteles Ateenas ja väitis, et maa on universumi keskpunkt, et kõik tiirleb meie ümber, et me oleme eriline. Tema mudel oli vale, kuid tema küsimus oli õige. Mis on meie koht? 500 aastat tagasi tõestas Kopernikus, et maa tiirleb päikese ümber, et me pole keskpunkt. Galileo nägi Jupiteri kuud läbi teleskoobi ja mõistis, et taevas pole täiuslik ja muutumatu, et seal on maailmad, mis liiguvad, muutuvad, elavad oma elu. 100 aastat tagasi avastas Edwin Hubble, et meie galaktika pole ainus, et universumis on miljardeid galaktikaid, et iga galaktikas on miljardeid tähti, et iga tähe ümber võib olla planeete, et universumis võib olla rohkem planeete kui liivaterasid kõigil maarandadel. Ja nüüd, täna, teame me veel rohkem. Teame, et universumis on 2 triljonit galaktikat. Teame, et enamikul tähtedel on planeete. Teame, et paljud neist planeetidest on eluks sobivas tsoonis. Teame, et elu koostisosad, vesi, süsinik, lämmastik, on universumis tavalised. Kuid me ei tea, kas seal on elu. Me ei tea, kas seal on intelligentne elu. Me ei tea, kas me oleme üksi. See on võib-olla kõige sügavam küsimus, mida inimkond on kunagi küsinud. Kas me oleme üksi selles tohutus universumis? Kas me oleme ainus tsivilisatsioon, kes vaatab tähtede poole ja küsib, kas seal on keegi teine? Fermi paradoks. Kui universumis on nii palju tähti, nii palju planeete, nii palju võimalusi elule, siis kus kõik on? Miks me pole kuulnud signaale? Miks me pole näinud tõendeid? Miks taevas on vaikne? On mitu võimalikku vastust. Võib-olla elu on haruldane. Võib-olla intelligentne elu on veel haruldasem. Võib-olla tsivilisatsioonid hävitavad end enne, kui nad jõuavad tähtede juurde. Võib-olla nad on seal, kuid nad pole veel piisavalt arenenud, et neid kuulda. Võib-olla nad vaatavad meid ja ootavad, kuni me oleme valmis. Või võib-olla me oleme esimesed. Mõelge sellele. Universumis on 13,8 miljardit aastat vana. Päike on 4,6 miljardit aastat vana. Maa on 4,5 miljardit aastat vana. Elu maal on 3,8 miljardit aastat vana. Kuid intelligentne elu, mis suudab ehitada rakette ja küsida küsimusi, on ainult 2 miljonit aastat vana. Tsivilisatsioon, mis suudab kirjutada ja ehitada linnu, on ainult 10 000 aastat vana. Teaduslik tsivilisatsioon, mis suudab mõista universumi seadusi, on ainult 400 aastat vana. Me oleme uskumatult noored. Universumi skaalas oleme vast sündinud. Ja kui me oleme vast sündinud, siis võib-olla teised pole veel sündinud. Võib-olla me oleme esimesed, kes vaatavad tähtede poole ja küsivad, kas seal on keegi teine? See on korraga hirmutav ja inspireeriv mõte. Hirmutav, sest see tähendab, et me oleme üksi, et meil pole juhendajat, et me peame ise välja mõtlema, kuidas ellu jääda, kuidas kasvada, kuidas muutuda tsivilisatsiooniks, mis kestab miljoneid aastaid. Inspireeriv, sest see tähendab, et me oleme esimesed, et me oleme need, kes täidavad universumi eluga, et me oleme need, kes kirjutavad esimese peatüki universumi eluloos. Kuid me ei tea. Me lihtsalt ei tea. Ja see teadmatus on osa sellest, miks me läheme. Me läheme, et otsida vastuseid. Me läheme, et uurida. Me läheme, et mõista. Artemise programm pole ainult kuuprogramm. See on esimene samm vastuste otsimiseks. Sest kui me õpime elama Kuul, õpime elama Marsil. Ja kui me õpime elama Marsil, õpime elama Euroopal, Jupiteri kuul
kus jääkihi all on ookean. Õpime elama Enceladusel, Saturni kuul, kus keisrid paiskavad vett kosmosesse. Õpime elama kohtades, kus võib olla elu, kus võib olla vastused. Kuid isegi kui me ei leia elu, isegi kui me oleme üksi, on see teekond väärt, sest see teekond muudab meid. Vaadake, mis juhtus pärast Apollo programmi, pärast seda, kui inimesed nägid maad kosmosest. Nägid seda väikest sinist punkti hõljumas pimeduses. Nägid, kui habras see on, kui ilus, kui ainulaadne. Apollo 8 astronaut William Anders tegi foto, mida nimetatakse Earthrise, maatõus. Foto, kus maa tõuseb kuu horisondi tagant, sinine planeet, kaetud valgete pilvedega, hõljumas musta taeva taustal. See foto muutis maailma. Muutis, kuidas me näeme ennast. Muutis, kuidas me näeme oma planeeti. Keskkonnakaitse liikumine sündis pärast seda fotot. Inimesed nägid, et maa pole lõpmatu. Et see on väike, habras, ainulaadne. Et me peame seda kaitsma. Et meil pole teist. Ja nüüd, kui me läheme tagasi, kui me ehitame baase, kui me hakkame elama kuul, näeme me maad uuesti. Näeme seda iga päev. Näeme seda tõusvat ja loojuvat. Näeme seda muutuvat. Ja see muudab meid uuesti. Kuid on veel midagi sügavamat. Kui me elame kuul, kui me elame Marsil, kui me elame kohtades, kus elu pole loomulik, kus iga hingetõmme on tehnoloogia tulemus, kus iga päev on ellujäämise võitlus, siis me mõistame, kui väärtuslik elu on. Mõistame, kui ime see on, et me eksisteerime. Mõistame, kui vastutus see on, et me oleme siin. Carl Sagan, suur astronoom ja filosoof, kirjutas kunagi: Maa on väga väike lava tohutus kosmilises arenas. Mõelge kõigile neile kindralitele ja keisritele, kes tapsid ja piinasid, et nad saaksid olla hetkeks selle punkti murdosa isandad. Mõelge lõpututele julmustele, mida selle piksli elanikud teevad teistele, kes elavad samas pikselis, kes näevad natuke teistsugused välja, kes kummardavad teisi jumalaid. Ta rääkis fotost, mida Voyager 1 tegi 1990. Fotost, kus maa on ainult üks piksel, 25% pikselist. Pale blue dot, kahvatu sinine punkt. Ja ta jätkas: meie planeet on üksildane täpp suures ümbritsevases kosmilises pimeduses. Meie ebamäärasus, kogu selle tohutuse sees, ei viita mingile vihjele, et abi tuleb kuskilt mujalt, et meid päästetakse meie endi eest. Maa on ainus maailm, mis on teada, et kannab elu. Vähemalt lähitulevikus pole kohta, kuhu meie liik võiks kolida. Külastada jah, asustada veel mitte. Meeldib see või mitte, praegu on maa see, kus me peame seisma. Kuid Sagan kirjutas seda 36 aastat tagasi ja nüüd, täna, see muutub. Nüüd, täna, me ei pea enam ainult seisma maal. Me võime minna, me võime asustada, me võime muuta teised maailmad eluks sobivaks. Ja see pole ainult tehnoloogiline saavutus, see on filosoofiline saavutus. See on hetk, mil inimkond muutub millekski suuremaks. Muutub liigiks, kes pole piiratud ühe planeediga. Muutub liigiks, kes suudab kujundada oma saatust. Muutub liigiks, kes suudab ellu jääda miljoneid aastaid. Kuid see nõuab midagi meilt. Nõuab, et me muudame ennast. Nõuab, et me ületame oma erinevused. Nõuab, et me mõistame, et me oleme kõik ühes paadis. Või õigemini, ühel planeedil. Ja kui me tahame ellu jääda, kui me tahame kasvada, kui me tahame saada tsivilisatsiooniks, mis kestab miljoneid aastaid, peame me töötama koos. Artemise programm on rahvusvaheline. Ameerika, Euroopa, Jaapan, Kanada, Araabia Ühendemiraadid. Kuid see pole piisav. Me vajame rohkem riike. Me vajame Hiinat, me vajame Indiat, me vajame Venemaad, me vajame Aafrikat, me vajame Lõuna-Ameerika. Me vajame kõiki, sest kosmoses pole piire, pole riike, pole rahvusi. On ainult inimkond.
Ja kui me läheme tähtede juurde, läheme me inimkonnana, mitte ameeriklastena või hiinlastena või venelastena, vaid inimestena. See on unistus, mis on vanem kui kosmoseprogrammid. Unistus, mida on unistanud filosoofid, luuletajad, visionäärid sajandite jooksul. Unistus ühendatud inimkonnast. Unistus maailmast ilma sõdadeta. Unistus tulevikust, kus me töötame koos, mitte üksteise vastu. Ja võib-olla, lihtsalt võib-olla, kosmosesse minek aitab meil seda unistust realiseerida. Sest kui me vaatame maad kosmosest, ei näe me piire, ei näe riike. Näeme ainult üht planeeti, üht kodu, üht kohta, kus me kõik elame. Kuid ma ei taha olla naiivselt optimistlik. Ma tean, et inimkond on keeruline. Ma tean, et meil on konfliktid. Ma tean, et meil on erinevused. Ma tean, et tee tähtede juurde pole lihtne. Kuid ma tean ka, et me oleme suutnud uskumatuid asju. Oleme suutnud ehitada püramiide. Oleme suutnud ehitada katedraale. Oleme suutnud ehitada linnu, mis ulatuvad pilvedesse. Oleme suutnud leiutada kirja, trükipressi, internetti. Oleme suutnud ravida haigusi, mis tapsid miljoneid. Oleme suutnud ühendada maailma. Ja nüüd me suudame minna Kuule. Suudame elada seal. Suudame ehitada baase. Suudame muuta Kuu inimkonna teiseks koduks. See pole ulme. See pole unistus. See on plaan. Plaan, mis on juba käimas. Plaan, mis realiseerub meie silme ees. 18. jaanuaril 2026 seisis rakett stardiplatsil. Mitte kaugel tulevikus. Mitte teadusulmes, vaid päris elus. Päris maailmas. Päris ajal. Ja see rakett on rohkem kui lihtsalt masin. See on sümbol. Sümbol inimkonna võimest unistada. Võimest ehitada. Võimest minna kohta, kus keegi pole kunagi käinud. Võimest teha võimatut võimalikuks. Iga suur teekond algab ühe sammuga. Ja see samm, see esimene samm tagasi Kuule pärast 50 aasta pausi, on samm tulevikku. Samm, mis viib meid Marsile. Samm, mis viib meid tähtede juurde. Samm, mis viib meid saatuseni, mida me veel ei suuda ette kujutada. Sest me ei tea, kuhu see teekond meid viib. Me ei tea, mida me leiame. Me ei tea, kelleks me muutume. Kuid me teame, et me peame minema, peame uurima, peame otsima. Sest see on see, kes me oleme. See on meie olemus. See on see, mis teeb meist inimesed. Ja kui tulevikus, võib-olla 100 aasta pärast, võib-olla 1000 aasta pärast, vaatavad meie järeltulijad tagasi sellele hetkele, sellele päevale, kui rakett stardiplatsil seisis, siis nad mõistavad. Mõistavad, et see oli pöördepunkt. Hetk, mil inimkond otsustas mitte jääda ühele planeedile. Hetk, mil me otsustasime minna kaugemale. Hetk, mil me otsustasime saada millekski suuremaks. Ja nad tänavad meid julguse eest. Tänavad meid visiooni eest. Tänavad meid selle eest, et me ei andnud alla. Et me ei öelnud, see on liiga raske. Et me ei öelnud, see on liiga kallis. Et me ei öelnud, see pole võimalik. Vaid me ütlesime, me läheme, me ehitame, me uurime, me muudame võimatu võimalikuks. Ja see on see, mida Artemise programm tähendab. Mitte ainult Kuu-programm, mitte ainult teadusprogramm, vaid inimkonna programm. Programm, mis näitab, kes me oleme. Programm, mis näitab, kes me võime olla. Programm, mis näitab, et meie tulevik pole kirjutatud tähtedes, vaid meie endi kätega. Uus kosmose võidujooks pole võidujooks 2 riigi vahel. See on võidujooks aja vastu. Võidujooks, kus me kõik oleme ühes meeskonnas. Meeskond, inimkond. Ja meie eesmärk pole lihtsalt võita. Meie eesmärk on ellu jääda, kasvada, õitseda, muutuda tsivilisatsiooniks, mis kestab mitte ainult sajandeid, vaid miljoneid aastaid.
ja see algab nüüd. Algab raketiga stardiplatsil. Algab astronautidega, kes valmistuvad. Algab teadlastega, kes planeerivad. Algab inseneridega, kes ehitavad. Algab meiega kõigiga, kes vaatame üles ja küsime, mis on seal üleval? Vastus on lihtne ja sügav. Seal on meie tulevik. Seal on meie saatus. Seal on kõik, milleks me võime saada. Ja see tulevik algab täna. Algab Artemisega. Algab esimese sammuga tagasi Kuule, esimese sammuga teele, mis viib meid kaugemale, kui me kunagi oleme läinud. Kaugemale, kui me kunagi oleme unistanud. Tere tulemast uude kosmoseajastu. Tere tulemast inimkonna tulevikku. Tere tulemast koju, mis ulatub kaugemale ühest planeedist. Tere tulemast tähtede juurde. Kuid enne kui me läheme, enne kui me astume selle suure sammu, peatugem veel kord. Peatugem ja vaatame tagasi. Tagasi sellele hetkele, millest me alustasime. Rakett stardiplatsil. 18. jaanuaril 2026. Space Launch System. Valmis viima inimesed tagasi Kuule pärast 50 aasta pikkust pausi. Kuid nüüd, pärast seda teekonda läbi ajaloo, läbi tehnoloogia, läbi majanduse, läbi filosoofia, näeme me seda raketti teisiti. Näeme seda mitte ainult kui masinat, vaid kui sümbolit. Sümbolit millestki, mis on palju suurem kui rakett ise. See rakett on vastus küsimusele, mida me küsisime alguses. Miks me lahkusime Kuult ja miks me nüüd tagasi pöördume? Me lahkusime, sest me arvasime, et oleme juba võitnud. Arvasime, et Kuu oli lihtsalt sihtkoht. Koht, kuhu jõuda, lipp maha panna, jalajäljed jätta. Me ei mõistnud, et Kuu pole sihtkoht. Kuu on algus. Ja nüüd me mõistame. Mõistame, et see, mida me teeme Kuul, pole lõpp. See on esimene peatükk loos, mis kestab 1000 aastaid. Loos, mis räägib sellest, kuidas inimkond muutus planeedide vaheliseks liigiks. Kuidas me õppisime elama kohtades, kus elu pole loomulik. Kuidas me muutsime võimatu võimalikuks. Kuid on midagi, millest me pole veel rääkinud. Midagi, mis on võib-olla kõige olulisem. Mis juhtub, kui me ei lähe? Mis juhtub, kui me ütleme, see on liiga kallis, see on liiga raske, see pole prioriteet? Mis juhtub, kui me jääme maale ja ütleme, siin on piisavalt probleeme, lahendame need enne, kui läheme kosmosesse? See kõlab mõistlikult. See kõlab pragmaatiliselt, kuid see on vale, sest maa probleemid ei lahene kunagi täielikult. Alati on vaesust, alati on haigusi, alati on konflikte, alati on põhjuseid öelda, mitte veel, mitte praegu, võib-olla hiljem. Kuid hiljem ei tule kunagi. Ja kui me ootame, kuni kõik on täiuslik, ootame me igavesti. Ja vahepeal möödub aeg. Mööduvad aastad, mööduvad aastakümned, mööduvad sajandid. Ja me jääme siia. Jääme ühele planeedile, jääme haavatavaks, jääme sõltuvaks ühest kohast, ühest maailmast, ühest saatusest. Ja kui siis juhtub midagi, asteroid, pandeemia, tuumasõda, kliimakatastroofid, siis on liiga hilja. Siis pole kohta, kuhu minna. Pole varuplaan, pole tulevikku. See pole pessimism, see on realism. Ajalugu näitab meile, et tsivilisatsioonid kaovad. Sumerid, egiptlased, roomlased, maiad, kõik suured tsivilisatsioonid, mis kunagi valitsesid maailma, on nüüd ainult varemed ja mälestused. Miks me arvame, et meie oleme erinevad? Miks me arvame, et meie tsivilisatsioon kestab igavesti? Ainus viis tagada, et me ei kao, on levida. Levida teistele planeetidele, levida teistele tähtedele, muutuda nii hajutatud, nii mitmekesiseks, nii vastupidavaks, et ükski katastroof ei saa meid täielikult hävitada.
ja see algab kuuga. Algab õppimisega, kuidas elada seal. Algab esimese baasiga, esimese kolooniga, esimese sammuga muutumaks liigiks, kes pole piiratud ühe maailmaga. Kuid on ka teine küsimus. Küsimus, mis on võib-olla veel sügavam. Mis on inimkonna eesmärk? Miks me eksisteerime? Mis on meie roll selles universumis? Need on küsimused, mida filosoofid on küsinud tuhandeid aastaid ja vastuseid on palju. Religioon ütleb üht, teadus ütleb teist, filosoofia ütleb kolmandat. Kuid võib-olla vastus pole nii keeruline. Võib-olla vastus on lihtne. Me oleme siin, et mõista. Mõista universumi, mõista elu, mõista iseennast. Me oleme universumi osa, mis on muutunud teadlikuks. Osa, mis suudab vaadata tagasi iseenda alguse poole ja küsida, kuidas see kõik algas? Kuidas me siia jõudsime? Mis on meie koht? Carl Sagan ütles kunagi, me oleme viis, kuidas kosmos tunneb ennast. Me oleme universumi silmad, universumi ajud, universumi südametunnistus. Ja kui see on tõsi, siis on meil kohustus. Kohustus mitte lihtsalt eksisteerida, vaid uurida. Mitte lihtsalt elada, vaid mõista. Mitte lihtsalt vaadata tähtede poole, vaid minna nende juurde. Sest kui me oleme universumi viis end tunda, siis iga koht, kuhu me läheme, on koht, kus universum tunneb ennast. Iga avastus, mida me teeme, on avastus, mida universum teeb enda kohta. Iga küsimus, mida me küsime, on küsimus, mida universum küsib enda kohta. See on uskumatult ilus mõte ja uskumatult vastutusrikas. Sest kui me oleme universumi teadvus, siis meil pole õigust jääda ühele planeedile. Meil pole õigust tiiruda ühte nurka. Meil on kohustus levida, uurida, mõista. Kuid me ei tea, kas me oleme ainsad. Me ei tea, kas kusagil seal, mõnes teises galaktikas, mõne teise tähe ümber, on teine tsivilisatsioon, kes vaatab samuti tähtede poole ja küsib samu küsimusi. Võib-olla nad on seal. Võib-olla nad on juba leidnud vastused, mida me alles otsime. Võib-olla nad on ehitanud tsivilisatsiooni, mis ulatub üle tuhandete tähtede. Võib-olla nad vaatavad meid ja ootavad, kuni me oleme valmis nendega liituma. Või võib-olla nad pole seal. Võib-olla me oleme tõesti üksi. Võib-olla me oleme esimesed. Esimene tsivilisatsioon, kes jõuab tähtede juurde. Esimene, kes täidab universumi eluga. Me ei tea. Ja see teadmatus on korraga hirmutav ja põnev. Hirmutav, sest kui me oleme üksi, lasub meie õlgadel tohutu vastutus. Vastutus mitte ebaõnnestuda. Vastutus ellu jääda. Vastutus muutuda tsivilisatsiooniks, mis kestab mitte ainult tuhandeid, vaid miljoneid aastaid. Põnev, sest kui me oleme esimesed, siis me kirjutame reeglid. Me määrame, milline näeb välja tsivilisatsioon, mis ulatub üle tähtede. Me loome kultuuri, väärtused, filosoofia, mis levib läbi galaktika. Kuid ükskõik, kas me oleme üksi või mitte, on üks asi kindel. Me peame minema, peame uurima, peame otsima vastuseid. Sest vastused pole siin, pole maal, pole meie mugavuses, pole meie ohutuses. Vastused on seal üleval, pimeduses, tundmatuses, kohtades, kuhu me pole kunagi läinud. Ja see on see, mida Artemise programm tähendab. See pole lihtsalt kuuprogramm. See pole lihtsalt teadusprogramm. See on otsing. Otsing vastuste järele. Otsing mõtte järele. Otsing meie koha järele selles tohutus universumis. Ja see otsing algab väikese sammuga. Sammuga tagasi kuule. Sammuga, mida me tegime juba 53 aastat tagasi. Kuid seekord teeme teisiti. Seekord jääme. Seekord ehitame. Seekord muudame kuu esimeseks sammuks teele, mis viib meid kaugemale, kui me kunagi oleme unistanud. Kuid ma tahan olla aus. Ma ei tea, kas see õnnestub. Ma ei tea, kas me suudame ehitada baase kuul.
ma ei tea, kas me suudame elada Marsil. ma ei tea, kas me suudame jõuda tähtede juurde. Ajalugu on täis ebaõnnestumisi, täis katseid, mis ei õnnestunud, täis unistusi, mis jäid täitmata. Kuid ajalugu on ka täis ime, täis hetki, mil inimkond tegi midagi, mida peeti võimatuks. Täis hetki, mil me ületasime oma piirangud ja muutsime maailma. Ja ma usun, ma tahan uskuda, et see on üks neist hetkedest. Hetk, mil me otsustame minna, otsustame uurida, otsustame muutuda millekski suuremaks. Sest alternatiiv on liiga kurb. Alternatiiv on jääda siia, jääda ühele planeedile, jääda ootama, kuni midagi juhtub, kuni asteroid tuleb, kuni pandeemia levib, kuni tsivilisatsioon kokku variseb. Ja siis, lõpus, kui kõik on läbi, kui viimane inimene vaatab viimast korda tähtede poole, siis ta küsib, miks me ei läinud? Miks me ei proovinud? Miks me jäime siia? Ma ei taha, et see oleks meie lugu. Ma ei taha, et me oleme tsivilisatsioon, kes jäi ühele planeedile ja kadus. Ma tahan, et me oleme tsivilisatsioon, kes läks, kes uuris, kes muutis universumi. Ja see algab nüüd. Algab raketiga stardiplatsil, algab otsusega minna, algab julgusega unistada. 18. jaanuaril 2026 seisis rakett stardiplatsil. Ja see rakett pole lihtsalt masin, see on lubadus. Lubadus, et me ei anna alla. Lubadus, et me ei jää siia. Lubadus, et me läheme tähtede juurde. Ja kui te vaatate täna õhtul taevasse, kui te näete kuud seal üleval, siis mõelge sellele. Mõelge, et varsti, väga varsti on seal inimesed. Inimesed, kes elavad seal. Inimesed, kes töötavad seal. Inimesed, kes ehitavad tulevikku. Ja võib-olla, lihtsalt võib-olla, üks neist inimestest olete teie. Või teie lapsed. Või teie lapselapsed. Sest see pole enam ulme. See pole enam unistus. See on plaan. Plaan, mis muutub reaalsuseks. Plaan, mis muudab inimkonna ajaloo. Ja see plaan algab nüüd. Algab Artemisega. Algab esimese sammuga tagasi kuule. Esimese sammuga teele, mis viib meid koju, mis ulatub kaugemale ühest planeedist. Tere tulemast uude ajastu. Tere tulemast tulevikku. Tere tulemast koju, mis on tähtedes. Ja kui te küsite, kas on võimalik, siis vaadake tagasi. Vaadake, mida me oleme juba teinud. Vaadake, kuidas me oleme juba muutnud võimatu võimalikuks. Ja siis vaadake ette. Vaadake, mis meid ootab. Vaadake tulevikku, mis on nii ere, et see pimestab. Sest uus kosmose võidujooks pole võidujooks sihtkoha poole. See on võidujooks saatuse poole. Saatuse, mis on kirjutatud mitte tähtedes, vaid meie endi kätega. Ja see saatus algab täna. Algab raketiga. Algab unistusega. Algab julgusega öelda, jah, me läheme. Jah, me suudame. Jah, me muudame maailma. Tere tulemast tulevikku. Tere tulemast